Me oleme metsas. Lagendikul. Juhan on teinud sellise ägeda place'i. Jaa, mul on seal mingid zombimärklauad, pakumärklauad, mille külge saab nuga ja kirvest visata. Ja siis meil on veel abivahendid kakluseks ja lõke läks ka kärssama ning tundub, et Marelle pea kärssab vaikselt juba, et kuna ta ei saa kirvehaaret õigeks. Kirved ja kõik asjad on olemas, harjutame kirveviset. Ja mõõgad on ka seal, nii et varsti saab mõõku harjutada. Okei. Pihta sain, aga külge ei jääb. Kohe jääb, nagu sa pead pöördemomendi ära seisma nagu selles kohas, kus ma sulle märkisin umbes. Pihta läks vähemalt sellele. Ma ei lõpeta enne, kui ma olen sisse saanud. Ja sul on vähemalt käeasend on õiges. Astu natuke tagasi poole, Wilfred. Jah, vot, umbes midagi sellist. Ja tal läks ka käsi ja niimoodi selja taha. Yes. Tule eest ära. Kümnesse sain. Ta kohe viskama. Pihta läks. Tule eest ära, Wilfred. Ja Wilfred, tule tagant ära. Sa nii mööda ka ju ei viska. No jaa, aga see võib põrgata, kui kinni ei viska, siis põrkab ära. Nii. Ja, et sellepärast tasub visake korraga ja tooge korraga. Mõlemad korraga. 3. Ja mõlemad koos tooma ja mõlemad koos tagasi, siis te olete kogu aeg ühes kohas. Nagu niimoodi sünkroonis töötab. 2, 3. Kirvevise sünkroonis. Nende võistlused on olemas küll, aga siin ei ole võistlusmärklauad, siin on lihtsalt suvalised märklauad mul. 3. Aga sa võid, võta kaamera ja filmi, ma näitan sulle ette. Niimoodi hoiad käes nagu, muld rapub välja, võib-olla ise ka, see on aja küsimus. Kuivab ära, siis tuleb kindlasti välja. Tõmbad otse tagasi ja viskad kuskile. Näete, siin on meil erinevad märklauad, siuksed lahedad. Nägid 10-sse. Kuule, aga meie mõte oli see, et me selle pöörde ära. Kus sa oled, Wilfred? Lagendikul loobime kirveid. Miks sa loobid kirveid? Selleks, et me oleme harrastusnäitlejad, meil on võib tulevikus vaja minna, osata loopida igast asju, kirveid ja nuge ja... Ja, püüa. Ei püüa. Meil on ühesõnaga võitlustseenid ja kirvetseenid. Sellele ma nikerdasin torust varre, kuna see vars lagunes viskamisega ära. Nagu, et see, millal märklaud või kirves ära laguneb, see on aja küsimus. See ei ole küsimus, vaid see on aja küsimus. Sa loobid ainult 10-sse, ma vaatan. Lõke põleb ilusti. Saame sooja. Ja Juhan praegu siis raiub oksi machetega. Äge. Ja lõkke puid. Ja Wilfred on seal. Tšau, Will. Et kui kinni ei viska, siis ta põrkab ettearvamatus suunas. Et neid me viskame pärast ja ilma pöördeta. Mida ma saan? Ja libista käest välja siis vaikselt nagu. Ei. Võta kaamera, ma näitan ette sulle. Oota korra, ma enne juba sain, aga ma pean veits harjutama. Jaa, seda tulebki kaua harjutada. Ma ise harjutasin mingi tund aega enne, kui ma triki kätte sain nagu. Ma sain 3 korda põhimõtteliselt. Jah.
sa teed valesti. Aga ma sain enne niimoodi kuidagi. Ma näitan sulle ette. Ära näita praegu, siis ma enne sain. Okei. Kui sa valesti teed, siis sa ei saagi. Nagu. No ma enne sain. Sa pead õieti tegema, ma näitan sulle ette, kuidas õieti teha. Sain sisse! Normaalne. Yes! Nii, väga hea. No. Põhimõtteliselt, et sa lase jäiga randmega viskad ja sa lased niimoodi lahti, et nimetis sõrm jääb peale libisema ja umbes siukses asendis läheb käest välja, et ta natuke pöörab. Sa kõrvaga kuuled ka, et kui näpp libiseb peal, siis ta mingi sahinaga läheb välja kergelt nagu käest. Nii. Ja lisaks nugadele saab visata ka mürsu kesta näiteks, et paku sisse on samamoodi võimalik see kinni visata samamoodi nagu viskenugagi. Et ilma pöördeta, et hoiad samamoodi ja näpp libiseb peal nagu. Issand, see lendas niimoodi tagasi või? Ja, kui sa kinni ei viska, sa oleks pihta saanud ju. Alati põrkab tagasi. Ma olen mitu korda mingi tagasi põrkava asjaga. Ja jääb niimoodi kinni, vau. Ja, toru saab samamoodi visata, et ma tegin torust ka mingi 2 viskenuga, et ma lõikasin lihtsalt 2 toru ja toru nurga all ära ja ongi nagu võimalik kinni visata. Ja nuga viskad samamoodi, et näpp libiseb peal. Äge. Kordab pidi ja kinni. Ja see on torust tehtud, et sellega ma tegin viskenoa torust, sellest samast mõõtu torust. Niimoodi, et ma lõikasin lihtsalt ühe toru jupi pooleks. Need on siis meie mõõgad. Osad on väiksemad, osad on suuremad. Nagu rahulikult. Ma võtangi rahulikult. No. Ja. Teeme nüüd aeg. See ei ole elu ja surma peale. 3-1 on seis. Üksteisele. Ega me ei tahagi üksteisele haiget teha, aga see ei ole mäng barbidega, et siin võib juhtuda lihtsalt. Ja meeste mäng. 6-1 Juhani kasuks. Läks. Ta on liiga hull. See on 2 käega. On või? Need pikad on 2 käega mugavamad. Need väiksed on 1 käega. Seepärast ma mõtsingi alguses, ära tee niimoodi. Tee rahulikult. Ära vehi niimoodi. Tule ründa siis. Ära siis nii. Sa ei pea kogu aeg tagasi jooksma, sa pead mind ründama. Mine taha poole sellega ruttu. No, sa pead vastu lööma. No. Mine natuke sinna, ma ei taha, et sa niimoodi teed. Ja mina löön sinu suunas, aga sina pead vastu lööma. Ma ei taha, need on liiga hullud mõõgad. Oota. Tee ettevaatlikult, palun. Mõõga pihta, mitte minu pihta. Ai, ära nii kõvasti löö. No see oleks nagu, ma ei tea, kus kedagi tapmas. Ei pea nii kolksuga kõvasti lööma. Vaiksema.
oled, ära hullunad peast. Aga sa pead ise liigutama niimoodi, et sa pead ise arvestama jaa, aga ära tee. sellega, sa pead nagu, sa pead reageerima sellele, mida ma teen nagu. Ma teen midagi, aga sa pead mulle vastu kogu aeg tegutsema. Sa ei saa lihtsalt mingit, mis iganes manöövri ma teen, sa pead sellega midagi ette võtma. Võtame need väiksed mõõgad korra, need on nii kaua. Ära tee poole, rahulikult. Nii, Marelle versus Wilfred ja läks. Niimoodi, see juba läheb. See mulle võetud. Sa võid jõulisemalt virutada, ma kannatan ära küll. Tõsta mõõk rohkem natuke minu poole. Niimoodi, jah. Selline mõõklemine mulle meeldib, siuke nagu rahulikum. See on natukene bussi võitlemine, aga... Ja mõni salakaval liigutus ka ja siis on palju huvitavam, no. Rahvas tahab verd näha, nii et... No nii, väga hea. Ja tee rünnakuga tööd ja... Sorry. Ei olnud tegelikult palusega, igaks jooks. Igaks jooks ütlesid aia. Jaa. Profülaktiline väike. Ma ei saanud pihta. Mis sa teed? Pugi teed. See videos oli nii naljakas, oota ma näitan praegu, kui Wilfred oli nii. Hada, võtab mõõga ära. Nii, läks. Okei, läks või? Läb. Ära tee nii kõvasti, hull peast. Issand. Ära tegi niimoodi, aia. Ma ütlesin, ma ei ole nõus Johaniga rohkem tegema. Sul on vaja ründamisega rohkem tööd teha. Ja ei peksa mind rohkem. No võt juba hakkab tulema. Hoia, ära mind peksa. No tule siis ründa. Ära siis peksa, mul on sõrmed jäävad alla ju. Aia. Sa oled hulluks ära, sinuga ei saa midagi teha. Kas sa suudad ennast nagu tuure maha tõmmata? Mul on niigi maas juba. Ei ole ju. Rahulikult nüüd ükskord. Ära, mu pea on käsitud. Aga selleks sa pead... Issand jumal! Sa pead ise ju tegelema sellega. Ära peksa nii kõvasti. Nii, vaheta välja. No Marelle, ründa ka teda. Wilfred, sa ründa teda. Ei, oota. Nagu üks korralik kaklus, no teeb nagu mängiks barbidega seal, see ei ole kodu keset linna, noh. Oota, tema aeg luupis praegu.
Oota. Tuult leevitada. Kuidas see ühesõnaga siis tekkis see mõõgavõitlus idee oligi niimoodi, et me oleme siin viimasel ajal harrastajatega päris tihti kokku saanud erinevates kohtades ja ükskord saime Wilfredi juures näiteks kokku, ükskord saime Kakumäe rannas ja Kakumäe rannas, kus me loopisime ka kirveid ja nuge ja tegime igasuguseid ägedaid asju, matšeetega proovisime raiuda võsa ja... Me raiusimegi, me ei proovinud. Ja raiusimegi. Siis tekkiski selline idee, et hullult äge nagu, kui saaks ka mõõgavõitlust harjutada. Ja Juhan ütles, et ta oskab need mõõgad valmis teha ja põhimõtteliselt läksimegi poodi, ostsime asjad ära ja... PVC toru ja värki ja soojustust. Ja Juhan tegigi need mõõgad ise täitsa valmis, uskumatu. Ja nüüd me olemegi saanud regulaarselt harjutada mõõgavõitlust. Ja täna meil olid siin ka noaviset harjutasime, siis harjutasime kirveviset ja jällegi mõõgavõitlust. Ja no noaviskes oli ka niimoodi, et ega seal alguses ei saanud üldse nagu selle märklaua pihta ei jäänud see nuga, aga lõpuks mitmed korrad tulid täitsa välja, et eks see tahab harjutamist. Ja. No see on siuke asi, et kui sa ühe korra selgeks saad, nagu sa saad kätte, kuidas visata, siis sa seda ära ei unusta. No ma vahepeal sain nagu mõned korrad pihta, ja see ei lähe arvesse. Vahepeal ei saanud üldse ja siis sain jälle mõned korrad. Ja see nõuab mingisugune, sa ikkagi alguses pead üsna mitu tundi järjest harjutama, et ta põrkab sul kõrvale ja tagasi ja ei jää kinni, enne kui sa saad selle korralikult kätte, et kuidas sa selle käest välja libistad. Et see nõuab nagu tükk harjutamist hästi kaua. Aga kui sa selle korra juba kätte saad, siis see jääb. Ja, seda kindlasti. See on nagu jalgrattasõit põhimõtteliselt, et õpid ühe korra selgeks ja siis ütleme aasta aega ei viska, siis ma ei ole mingi aasta aega korralikult visanudki, siis mingi 5 minutit soendad ja oled juba soe jälle. Et sa ei pea uuesti hakkama nullist õppima. Ja, Wilfred, mis sina arvad asjast? Ma arvan, et päris äge on, et selline idee tuli Marellele, et need sellised asjad nagu õppida ja harjutada. Ja, sest tegelikult oli ka see, kus see idee võib-olla ka natukene hoogu sai, et ma nägin ka samamoodi seda Viikingi, seda kuulutust, eks, ja seal olid ka mingid, mis seal oli, mingi nõuti mõõgavõitlusoskust ja ma ei tea, vibu laskmisoskust ja võib-olla kohati sellest tekkiski ka mingi mõte, et jube äge oleks ise ka harjutada mingeid asju ja saada mingeid oskuseid juurde õppida, sest et paljud meist on siin igapäevaselt kirvest või nuga loopinud või mõõgaga võidelnud, et ma ütlen ausalt, minul on kõik see täiesti esimest korda, ma ei tea, kuidas mina olen nuga ja kirvest visanud umbes 20 aastat. No sa oled Juhan 20 aasta vältel nagu. Et ma olin väga väike, kui ma enda jaoks selle avastasin, et ma ei ole 20 aastat igapäevaselt visanud, aga mingisugune aeg-ajalt ma olen seda nagu obikorras teinud, et sellepärast ma selle väljakuga ehitasin ja eelmine aasta ma ehitasin selle väljaku siia, kus me saame kaklust teha, nuge ja kirveid visata ja meil on igasuguseid abivahendeid, täna me viskasime mürsu kesta, siis me saame veel visata labidaid, meisleid, kahvleid, ma ei tea, saage või Mina tahaks nii palju lisada, et mina käisin 2 võttel ära seal Viikingite omas ja jõle äge oli. Seal ei olnud vaja visata ega loopida midagi, küll üks mees küll pondi ambu laskma, aga ta ei saanud küll, ta pidi tulistama peategelast meest, aga ta ei saanud pihta ja ei pidanudki saama. Võiks rääkida sellest?
sellest ma võin rääkida. Ja see on kaskadööri trikk, noh. Ja tegelikult jaa, ma ambu ma olen ka lasknud. Hetkel mul on ka amb olemas, aga ma pean selle ära parandama, mul on väike amb nagu. Aga mis meil sellest vibu asjast saab? Me nägime Motonetis, nägime ägedat vibu. Jah, selles mõttes, et sellega me hakkame ka millalgi tegelema. See oleks päris äge ka. Et ma arvan, et millalgi me hakkame vibu laskmisega ka tegelema, et ma ei tea, millal märklaud ja kohale jõuab, et millalgi peaks tulema. Ja mõelge, kui äge ja ühel päeval siis ma lohistan teid ratsutama ka. Ja mõelge, kui äge me saaks põhimõtteliselt stseeni teha, kus me oleme hobuste seljas kilbid ja mõõgad. Me võime tegelikult me võime hobuste seljas ka nendega kakelda nagu põhimõtteliselt. Aga no siis tekib muidugi küsimus, kuidas hobused nagu sellesse suhtuvad. Selleks tuleb hobust eraldi treenida, et suvaline hobune sellega hakkama ei saa, et selleks tuleb hobused eraldi välja koolitada. Enne tuleb leida need hobune võib lihtsalt niimoodi ära ehmatada, et hakkab perutama või paneb kuskile minema. Viskab siin kõrge kaarega seljast minema, et ma olen hobuse seljas olnud ja alla kukkunud sealt mitu korda. Aga kui hobune ehmatab suht kergesti, et teda peab kõvasti harjutama sellega enne. Kus me need hobused saaksime üldse? Me saaksime need lageditallist, mis on lool kohe. Kusjuures selle peaks ära tegema, et me filmimegi, ükskord lähemegi nii-öelda kokkutulekule sinna talli. Ja just ratsutama. Ja siis võiks mõelge, kui palju on neid ägedaid stseene hobustega. Jah, võib-olla küll, jah. Aga ühesõnaga meil on alati nagu nii äge, ilm on muidugi täna suke sügisene nagu ta on, aga soojad riided pole hullu midagi. Ja lõkke ja üks korralik kaklus ja unustad ära, et sul külm oli. Just. Et nüüd ma arvan, et nüüd lähme kaklema. Roin teise käega mulle. Tule autost kaugama. Oota. Ole käsi. Vilfred, kuule, pane see käsi, mida sa ei kasuta, selja taha.
veel.